Come una fontana di montagna che sgorga l'acqua fresca e cristallina, ti so assetato e ho la febbre in cuore, questa è la malattia dell'amore. Hello! 18.50, 250 kilomeetrit kiirteid Firenze poole ja 18.50, minu arust väga hea tulemus. Grazie! Tere tulemast Toskanasse! Jõudnud oma esimesse sihtpunkti ja selle nimi on Greve in Santi, kui seda moodi hääldatakse ja see asub Toskaanas. Toskaana ei ole lihtsalt mingi koht, vaid see on hiigelsuur maakond, mille ühes servas on meri koos oma kõvera Piisa torniga ja teisel pool tibadillukene San Marino. Ja siis ulatab ta peaaegu Roomani välja ja tegelikult veel ülespoole ka, nii et siin on käia, teha ja toimetada rohkem kui aega on. Ja aja tõttu me jätsime ka Como järve vahele, siin oli lihtsalt nii palju sõita ja täiesti valesse suunda ka, nii et keerasime täna hommikul nina hoopiski siia Toskaana poole ja vaatame järgnevatel päevadel siin ringi. Siin on nüüd selline lugu, et välja on toodud need huvitavad veiniteekonnad, mida tasub läbida, kus on erinevad veinimõisad ja siis on loomulikult mustmiljon erinevat ilusat küla ja linnakest. Ja üks nendest ongi see, kus kohas me praegu oleme, nii et vaatame siin natukene ringi ja siis juba teeme uue plaani. Siia sõites sai muidugi selgeks ka tõsiasi, et see koletult kallis kütus, mis me tankisime, on ikkagi tegelikult koletult odav. Ja kui siin ennist sai virisetud, et kütus on nõksa kallis, 1,699 oli siiamaani rekord, siis näiteks kiirtee ääres on sellised hinnad. Tahad osta diislit 1,759 või siis tahad osta näiteks üldse bensiini, siis on 1,934. Ja kui tundub, et see on üldse nagu kuidagi liiga lahja, siis sellisest tanklast või tankuri juures, kus inimene appi tuleb, sulle saad osta ka üle 2 euro liiter. Selle pika transiidi käigus muutus ka nii palju, et kui Karda järve ääres oli 16 kraadi sooja ja täna hommikul kergelt selline udune ja kole, siis siin Toskaana kandis on 23 kraadi sooja ja kergelt päikeseline. Juba vanarahvas teadis rääkida, et seal kus vett, seal elu ja võt siin alla augud maja küljes jõekese kõrval elab kobras. See ei ole kobras, sellel pole koprasava ega midagi. See on selline väga, ei teagi, suure roti moodi karvane asi. Ma olen küll kuulnud neid jutte, kes räägivad, et siin Toskaanas on imeilus maastik ja need teed on imeilused ja küll siin on ilus ja huu ja nüüd, kui ma ise siin kohal olen, siis päikeseloojangu hetk siin õhtu eel ja see sügis ja kõik on kollane ja kuldne. Ja need teed, see on ikka täielik ulme. Kui vähegi võimalik on, siis olge aga lahked ja tulge siia Toskaanasse sõitma. Aga varuge aega, sest selliseid variante siin väikeste teede peal ei ole olemas, et teil on kuhugi kiire. Siin lihtsalt ei saa kiiresti sõita. Ja üleliia suure autoga ei maksa ka siia kangutama tulla. Tere hommikust, meie esimene öö Toskaanas on nüüd läbi saanud ja selleks, et saada see selline hästi ehe kogemus, ei hakkanudki kuhugi erilisse uhkesse hotelli murdma ennast kuskil linna sisse, vaid võtsime sellise kergelt agrikultuurse koha siin mägede vahel ja koht iseenesest väljaste seest fantastiline, kõik on väga mõnus. Kuna siin mingit toitlustust ei pakutud, siis polnudki midagi hullu, pakkisime ennast siin lahti ja käisime kõrval asuvas suures linnas Coopis, ostsime õhtusöögiks mingisugused sellised
makaronilaadseid asju, saime siin panni peal ilusasti soojaks teha ja hommikuks väikene jogurt, et päev ikkagi kuidagi peale hakkaks. Aga see on ka selline kogemus, mida võib lugeda näiteks rubriigi alla elu õpetab. Et kui bookingus ikka teha neid erinevaid bookimisi ja broneerimisi, siis tasub läbi lugeda iga viimane kui rida. Siia jõudes selgus, et kõigepealt tuleb 150 € sularaha anda tagatiseks. Ja siis tuli veel välja, et oleks pidanud olema enda linad kaasas. Et kui enda linased kaasas pole, mida loomulikult mitte kellegi kaasas pole, siis saab need siit rentida 15 € nägu. Nii et meie tavaline 52 € selline mõnus ööbimine läks 30 € võrra juba natukene kallimaks. Ja Wi-Fi siin ka ei ole ja peremees ütles, et pole hullu midagi, ega siia keegi niikuinii tööd tegema ei tule ja Wi-Fi asemel võib hoopis veini võtta. Otsisime internetikohvikut ja leidsime ühe asula. Ja see asula, kuhu me välja jõudsime, on siis Kolle, mis on üks igavesti põneva kujuga selline vana linn. Ja nüüd siin ühes müüri ääres leidsime ühe sedasorti teadete tahvli koos väikese kaevuga, mis siis ütleb, et Carlo Lorenzini, keda paremini tunti Carlo Collodi nime all, sai oma 1881. aastal kirjutatud Pinocchio loo nii-öelda inspiratsiooni sellest samast väikesest kaevukesest ja tema oli siis poiss, kes siin linnas mõnda aega elas ja koolis käis. Pruun silt hoiatab ka selle eest, et kõike, mida seina pealt loed, ei tasu päris tõe pähe võtta, aga selline olevat legend. Tegime eile veits kodutööd ja sellele hiigelsuurele kaardile, mis me sealt ühes linnast asju märkisime ära, siis põhimõtteliselt need väiksed linnakesed, kuhu soovitati minna ja kuhu me tahaks ise minna. Kehva lugu on muidugi see, et meie 5-päevase Toskaanas veetmise aja jooksul, nii palju kui meil aega on, enne kui peame hakkama tagasi sõitma, jõuame läbi käia ainult selle käputäie, sest see on imepisikene osa kogu sellest hiigelsuurest territooriumist. Aga ei hullu, eks me siis tuleme ükskord siia veel tagasi. Või 2 korda. Või mine tea, äkki isegi 3. Järgmise uhke linna poole mööda ühte teed, mis oli ka sõidusoovitustena kirjas ja no rets kruttimine. Ja mul siiralt hea meel, et ma roolis olen, sest kui ma kõrval istuks, siis oleks ammu juba süda paha. See on nüüd järjekordne selline vanalinn, kuhu tasub igal juhul tulla, kui siia Toskaana kanti seitlema satud. Iigel suur vanalinn, iigel suures lossis, terve mäe peal on seda täis. Ja mis mind ikka imestama paneb, on see, et ühtegi butiiki keegi siin sisse ei tiri ega ei tõmba. Nii et käid ringi ja tunned ennast sellise toreda inimesena. Ja kui sa juba Itaalias oled, siis on mõistlik süüa ka pitsat, mida me ju seostame otsast lõpuni Itaaliaga. Ja jäime praegu siin samas selles vanalinnas seisma, et väikest pitsat nautida ja tuleb tunnistada, et ei tea, kas hooaeg on läbi või milles see on, aga nii turistlikus kohas pitsat süües on hinnad täiesti mõistlikud, selline 7-8 €. Ja kellele pitsa ei meeldi, vähemalt sellises klassikalises kujus, saab võtta kalsoone, mis on põhimõtteliselt sama asi, aga lihtsalt mõlemas pool on sai. Üks huvitav asi selle Itaaliaga on veel see, et kohalikud mehed on kõik sellised ülistiilsed, mitte sellised villasesse mähitud tändid, nagu seal brittide poole peal on, aga pigem sellised hipsterlikud. Ja no, igavesti äge. Väga äge linn oli ju. Joo, joo.
tulime korraks, aga me oleme vist olnud siin terve päeva, mul on siuke tunne. Ja suur tõenäosus on, et parkimispilet on ka juba aegunud. Eks ole näha. Kõikide nende linnade ja külade ühine nimetaja on see, et iga mäe otsas on mingi loss ja vanalinn jälle, mida tuleks vaatama minna. Ja mõni on kohe kaugel mäe otsas.